kaamera ka käib ilusti. Kaamera kõik algus jäi sisse, nice. Appi. Nii, aga me saime soojendatud ennast müsli ja pudruga. Müsli ja pudruga. No nii. Tere tulemast saatesse Kultuurilainel. Siin podcastis me räägime siis erinevatest kultuurivaldkondadest ja tänane teema on meil muusika. Ja meie esimesteks külalisteks on ansambel Minimal Windy solist Elisabeth Tiffany ja rütmimuusika tudeng Viljandi Kultuuriakadeemias Ott Ajaots. Tere! Tere! Kuna meil on ikkagi esimene saade, siis sooviksime seda esimest saadet kuidagi avapauguga avada. Ja meie arust kõige parem viis on see, et meie kõik ühiselt neljakesi võtame ühed shotid. Jah, me ei hoiatanud teid, aga meil on ühed teised shotid. Jaa. Need on ingveri shotid ja nagu me teame, ingver on meie kehale väga kasulik. Nice. Thanks. Ma ei ole kindel, et ma olen seda kunagi teinud. Ega mingit allergiat? Ei ole. Me kohe saame teada. Võtame kohe. Ingverõun ja sidrun. Võtame ära. Ma võtame ära kohe, jah. Võtame ära. Teeme siis kohe, aga tegelikult... Ei ole vist. Koostöö Sergi Oskiga. No nii, esimese... See läheb nagu kohe nüüd kõik järjest nagu korraga. Jaa, seda peab põhjani panema. Põhjani korraga. Ma ei saa korki lahti. See on see uut sorti kork vist, ma arvan. Nii. Mina ei tea küll, kas ma selle ikka... Lõhnab räigelt hästi. See lõhnab nagu miski, mis ma paneks leili vette ja siis näeks sauna nagu. Siin on siis ingver, õun ja sidrun. Jah. No nii, esimese saate terviseks. Esimese saate terviseks. Roosit. Te ütlesite nagu korraga või? Ja ma panin korraga. Ma räägin lightweight nagu. Panin ikka korraga, jah. No tegelikult... Nagu kombeks. Oota, ma juuan kohe. Kuidas on emotsioonid? Ma olen vist harjunud rohkem ebatervisliku asjaga. See on natuke vürtsikas ka või? Jaa, ma arvan, see ongi see ingver. See on ingver ja sidrun. Ingver. Jaa. Saab hästi palju toredaid. See oli nii hea. See oli räigelt hea. Peale jooma. Ja kuna meil selline mänguline tuju juba on, siis teeksime ühe avamängu ka teiega. Pole üldse raske mäng. Nii. Kohati võib olla. Jah, oleneb, jah. Kumb siis? Kohati võib väga raske olla. Jah, ma ütleks küll, jah. Aga mäng on selles mõttes kerge, et peate valima ühe valiku. This or that on selle ingliskeelne nimi. See või teine, just. Me küsime teilt, kas te helistaksite pigem variant 1 või variant 2 ja te peate valima. Vastus ma ei tea, siin saates ei kõlba. Sunniviisil olete... Just. Ja esimene küsimus kohe, mida te peate siis valima, see on siis nii-öelda küsimus mõlemale, et mõlemad saate oma arvamuse avaldada. Kas pigem stuudiosalvestus või live esinemine? Mõlemal on omad head, mõlemal on omad vead. Et... Aga ainult ühe saad valida. Ainult ühe saad valida või? Just. Mul on suht winner olemas vist, ma arvan. Tundub, et live. Ma nõustuks. Lihtsalt sellepärast võib-olla, et ma ei tea, mul ei ole vist üheski stuudiosalvestusest jäänud sellist elamust, nagu on mõnest laivist jäänud nagu selles mõttes. Ja mõlemal on kindlasti omad mingid tüütud osad nagu stuudiosalvestusel see, ma ei tea, kui palju teike sa pead uuesti tegema või kontserdil see, kui palju sa pead transat tegema, aga lõppkokkuvõttes, ma ei tea, minu arust see emotsioon, mis seal laval on ikka on nagu üle kõigest. Ja laiviga on see ka, et iga kord ei ole seda võimalust, aga just nagu filmid versus etendus, et etenduses sa saad nagu mingeid asju parandada ja paremini teha järgmine kord. Aga filmis sul on kõik juba ära jäädustatud ja samamoodi ka muusikas, et sul on juba stuudioversioonis nagu valmis tehtud kõik. Aga kui sa annad oma laivi mitu korda, siis sa saad mingeid asju paremini teha, et sa vaatad järgi, et okei,
ma laulsin ülimustalt, eks ole, siis mingi järgmine kord ma katsun rohkem vaeva näha selle pärast ja nii. Nii, teine küsimus. See käib laulusõnade kohta. Et kas sügavamõttelised või lihtsad ja meeldejäävad sellised catchid? Kompromiss tuleb leida mõlemas. Okay. On minu vastus. Mulle meeldivad sügavamõttelised, sest et catchid on ka, jääksid kindlasti külge ja jäävad ka mulle, aga lihtsalt ma eriti hindan seda, kui on suudetud midagi sügavamat välja mõelda, sest mulle tundub, et muusika võib-olla tänapäeval liigub aina rohkem selle pinnapealsuse poole mingil määral sõnade poolest. Jaa, nõustun sellega, et see sügavamõttelisus annab nagu oma väärtuse, et oleneb, milles sa räägid, aga just see, et sellel oleks päriselt mingisugune sisu ja story. Mitte lihtsalt lajatamine. Aga laulusõnade teemal jätkates, kas pigem eestikeelsed või inglisekeelsed laulusõnad? See on nii raske küsimus, sellepärast, et ma siiamaani olen hullus dilemmas, kuna ma tahan mõlemas keeles teha, aga brändingu osa on vaata see ka, et kus sa nagu, ma ei tea, kus sa tuled või kuhu sa nagu, kellele sa teed muusikat. Tahaks nagu kõigile teha muusikat, samas Eestis on väga palju turgu ja nagu mida täita või nagu maa-alasid, mida täita nagu muusika mõttes. Ja see on siuke diplomaatiline vastus. See oli väga, ma olen nagu poliitik praegu, ma lihtsalt annan ümmargusi vastuseid. Igatahes raske valik on sulle isiklikult? Isiklikult mulle see on raske, aga mina praegu väga kaldun eestikeelse poole isegi, et kuigi mul torus tuleb ikka inglise keeles, aga ma nagu kaldun isegi eesti keeles kirjutama viimasel ajal rohkem. Aga jälle ma ei tea, mis see vastus annab. Mul on nagu ka veits, ma olen ka nagu selles mõttes lõhestunud, et ma tunnen, et kui mina isiklikult kirjutan muusikat, siis ma suudan inglise keeles kirjutada paremini sõnu, mis ei tundu sellised natukene, kuidas ma ütlen, ja sellised ilased või natukene sellised, ma ei tea, jah, aga nagu samas eesti keeles on, mulle meeldib isiklikult rohkem selles keeles laulda või minu jaoks see nagu kõlab paremini ja tähendusrikkamalt. Ilmselt sellepärast, et eesti keel on emakeel, aga minu jaoks on selles keerulisem kirjutada. Nõus. Eesti keeles on päris raske kirjutada sõnu, kuna nii raske on nagu mingid asju otsa öelda ja siis sa pead nii palju erinevaid muid teekondi leidma või nagu erinevaid kohti. Issand jumal, kuidas ma ütlen? Sa ei saa otse mingeid asju öelda või sa saad, aga siis see ei ole nagu, see kõlab nii nagu imalalt, et kuidas öelda mingeid asju välja, ilma et sa ütleks asju nagu otse välja. Et see on, et see kõlaks veel ka nagu meie emakeeles hästi ka, et mingid sõnamänguid ja siuksed asjad. Et see on nagu tegelikult väga hea väljakutse. Sest tegelikult eesti keeles on, üliraske on öelda, ma ei viitsi inglise keeles, nagu ma ei viitsi kooli minna. Et sa tõlgid seda inglise keeles täiesti teistmoodi. Et sellist otsetõlget nii-öelda sõnale isegi ei ole. Ei ole, jah. Et selles mõttes on eesti keel selline omapärane keel. Aga sõnad sõnadeks. Teeme kerge kõrvalpõike. Mozart või Beethoven? Te teate, et te räägite rütmimuusikutega. Me teeme seda väga hästi. No, ma ei tea. Kas te teate, kes nad oli? Igaks küsida. Seda küll. Ja Mozart oli DJ ja Beethoven oli... See oli see film, mäletad? Ja Beethoven oli see film. See oli see koer. See koer. Ja just täpselt. Koer pigem. Ja sama, jah. Selge, koer. Mozart, Beethoven, valime koera. Aga kas pigem sellised vähesed, harvem toimuvad, aga suured kontserdid või pigem sellised väiksemad, aga toimuvad tihemini? Kus teil nii-öelda eelistaksite, et kumb teie elu oleks nii-öelda siis pigem? Mina
eelistaks suuri kontserte, mis toimuvad vähem, siis saab nagu muid asju ka teha. Ja rohkem nagu panustada sellesse ühte kontserti, kus kõik inimesed tulevad kokku. Ma ilmselt ideoloogiliselt siin natukene eristun. See point on väga hea, et teha nagu harvem kontserte ja siis tegeleda kõrvalt muude asjadega, aga mulle hästi meeldivad nende väikeste kontsertide need intiimsused ja just see rahvaga mingisugune parem kontakt on lihtsalt seal. Võrreldes sellega, et sa oled hästi kõrgel kuskil suurel laval, sulle paistavad mingid miljonid prosent näkku ja siis sa ei näe nagu mitte kedagi nagu, ja sa oleksid nagu peaaegu nagu üksinda. Et mulle hästi selline väikse kontserdikoha intiimsus hästi meeldib. Nõus. Jällegi üks kõrvalpõige. Kui te olete laval, kas soeng peab alati täiuslik olema või riietus? No tähtis on, et sa ennast hästi tunned. See on kõige olulisem, et mõlemad mängivad oma rolli. Et mõlemad mängivad oma rolli, mitte ainult see, et sa ennast hästi tunned, aga see, et sa oleksid nagu sina ise ja ning kui sa veel kontserti annad ja kui sa oled reaalselt artist, siis sul on ju vaja kuidagi nagu meelde jääda, eristuda, et on selline teooria nagu Hollywoodi juuste teooria, et kui sa, mingi, ma ei tea, Marilyn Monroe näiteks, me kõik teame, mis soeng tal on, selle järgi kohe kõik saavad aru, kui keegi, see, kui sa suudad kehastuda kellegiks, et siis on kohe aru saada, mis ma ei oska podcast'is rääkida, oota korra. Näed näiteks varju, Marilyn Monroe varju, aga juuste järgi juba saad aru. Juuste järgi juba saad aru, et see on Marilyn Monroe ja jah, või näiteks, ma ei tea, Ariana Grande näiteks, tal oli see hobuse saba kogu aeg, et mingid siuksed nagu signatuur asjad peaksid ikkagi olema, mis teevad sinust sinu, et sa tunneksid ennast hästi ja samal ajal, et sa oleks muusikuna ka meeldejav. Mina ei ole väga palju rakendanud seda enda elus, aga teadmine on. Kultuuriakadeemias nagu, kui me oleme esinenud kuskil madedel ja muudel eksamikontsertidel, siis ma tean ka juhtusid, kus õppejõud on noomitanud inimesi, kes on nagu esinenud, või noominud inimesi, kes on esinenud, et pane ikka järgmine kord natukene viisakamalt riidesse. aga muidu seda probleemi vist väga ei ole ja ma arvan ka, et kõik enamasti ikkagi lähtuvad mingisugusest mugavusest. Ja alati on see probleem, ma tean just madebändide puhul, et kui proovitakse kokku leppida mingit ühist stiili või mingit värvi või mis iganes, siis ikkagi selgub, et igal eestlasel ainus ühine värv, mis neil riidekapis on nagu must. Ja siis me ikkagi lõpuks jõuame kuidagi sinna lavale riietatult nagu helitehnikud, kes alati tulevad mustas ja ei soovi, et neid nähtaks, et jah, ma olen siuke hea ehe näide praegu siin ise ka, et pigem läheb alati nii. Nüüd tuleb natukene teistmoodi küsimus, mis on siis suunatud pigem Elisabethile. Ott, sa võid ka vastata muidugi, aga sa ei pea vastama, et sinult me ei oota vastust. Elisabethile, kas pigem What to make of this või Armageddon? Need on siis... What to make of this, ma arvan. Ma arvasin, et see oleks nagu suurem moraalne dilemma olnud hetkel sulle. Ma ise ootasin ka seda jah, et siin tuleb nüüd, et see on nagu oma last valida, et ei suuda parimat. See on jah, nagu lapsi ei võrrelda. Aga see tuli väga kiirelt sul. Hetkene tuju on pigem see What to make. Pluss juba sellepärast, et nagu Armageddon on nagu siuke hilisem ja ta on siuke kurb emo, mis on nagu hea lugu, tegelikult täiega hea lugu. Aga see What to make oli see meie esimene. See meie esimene, mis sai reaalselt siin samas foonikas alguse. Väga nagu järsku Paulal ja Taavil. Ja siis mina käisin, me olime 2. aastal. Ja siis see, et Paula oli mu kursõde ja kirjutas, et kuule, tule laula peale midagi ja et ma kirjutasin ruttu sõnad ja kui ruttu see kõik läks lumepallina veerema ja kui äge see kogemus oli ja et see oli hästi lahe aeg, see oli nagu väga lahe aeg, eriti ka kui sa alles alustad seda teekonda ja juba läheb hästi suureks asi, et jah. Selge. Nii, kas kuulaksite ühte lugu elu lõpuni või
mitte kunagi seda samat lugu, ei. Parandan. Okei, viskame selle küsimuse minema, praegu lugesin, et see on nii valesti üles kirjutatud, aga see on, Ott, see on pigem sulle, aga Elisabeth, sa võid ka vastata. Akustiline kitarr või elektrikitarr? Akustiline, jaa, ei, siin ei ole nagu kahtlustki. Ma oleks ilmselt aasta aega tagasi vastanud elektriline kitarr, sest et kõik need efektid, mis seal nagu sellele saab nagu panna, aga akustika tegelikult saab ka, et mulle lihtsalt meeldib nagu kui palju akustist kõlab läbi seda nagu elu, et see, missuguse nagu energia see kõlakast pillile annab ja kui palju seda saab ise dünaamiliselt nagu juhtida, et see on hästi emotsionaalne pill, ma ütleksin, kus saab nii palju emotsioone läbi kuvada. Ma ütleks, et elektrika kaudu on seda oluliselt keerulisem teha, sest et see nii väga oleneb kõikidest soundidest ja asjadest, aga ma lihtsalt olengi nagu näiteks viimasel ajal proovinud rohkem akusti mängida, et arendada neid põhioskusi, mis kitarristil on, mitte peituda kõikide nende efektide taha ja suurte distortionite ja asjade taha, et nagu back to the roots nii-öelda, et võib-olla sellepärast mul on praegu see arvamus. Sul on ka kindlasti, sa mängid ka kitarri? Jaa, veits mängin küll, ma ei ole küll kõige andekam kitarrimängija, aga minul on praegu elektrikitarri faas, aga mina olengi see, kes peitub nende efektide taha. Aga exposed. No ma ei saa kitarri mängida praegu, mul on isegi mingid suured küüned, mida ma pean kuu aega kandma, kuni need ise ära kukuvad. aga mulle väga meeldib akustika. Mulle nagu väga meeldib akustika. Sa vist alustasid ka akustika? Jaa, ma alustasin. Alustasin akustiga, selle nylon kitarriga, mille ma sain Viljandi Vanagrami turult 20 euriga. Wow. Ma tuleksin natukene sinu eelmise jutu juurde tagasi, et sa siin natukene rääkisid, kuidas siis What to Make of This, teie siis esimene, ma ei tea, kas ta nüüd esimene ühine laul teil oli, aga oli esimene ühine laul. Kõige esimene üldse. Jah, just. Kuidas siis nii-öelda, mis oli teie ansambli nii-öelda siis see peamine käivitaja, mis pani nii-öelda võib-olla Minimalvindile aluse, kuigi ma nüüd juba kujutan ette, et võib-olla see sama lugu oligi see. Oligi. Aga kuidas sinna siis... Kuidas te jõudsite sinna? Sa natuke muidugi rääkisid juba sellest, aga... Et kuidas me jõudsime sinna nagu siis Eesti Laulule? Võib-olla mõlemat, et Eesti Laulule ja... kirjeldada. No see protsess oli selline, et Paula ja Taavi olid seal Foonikas ning nad kirjutasid, nad ei kirjutanud mingit lugu või mida, nad lihtsalt proovisid, tahtsid seda mingit Kemperit proovida, mis on siis kitarri soundide agregaat. Ja siis esimene sound kohe juba Paulale hullult meeldis ja siis Paula hakkas midagi mängima ja Taavi lihtsalt nagu vajutas nuppu kohe nagu rekordima. Isegi nagu metronoomi ei olnud sees. Lihtsalt seesama esimene take oli juba see take. Ja see oli see, mis nagu mis alustas selle loo. Ja siis Taavi ja Paula kirjutasid sõnad sellele ja siis mingi hetk Paula ütles mulle, et kuule, et me kõndisime koolist, ma ei tea, koju või kuskile Rohelisse ja siis ütles, et kuule, et mul on nagu elukaaslasega üks lugu, mida me just tegime, et selline R&B ja siuke, et kas sa ei tahaks sinna peale laulda, et ma arvan, et su vokaal sobiks sinna. Ma nagu, davai, et saada mulle. Ja siis ta saatis ja esimene sekund ma nagu müüdud. Ja, ma laulan kohe. Ja siis Paula ütles, et aga äkki võiks nagu Eesti Laulule ka proovida sellega, et ma ei tea, et vaata, millal see tähtaeg on. Tähtaeg oli nagu mingi nädala pärast, aga see oli juba nagu ülilühike aeg, et see lugu üldse valmis teha, et see lugu ära miksida, et see lugu ära mästerdada, et see lugu üldse valmis teha, vaata. Ja siis me salvestasimegi siin samas toas What to Make of This'ile vokaalid ning see oli täiega lahe, see oli nii nagu
panin ka kõik omad vokaalid mängu seal ja noh, ma tavaliselt salvestan ise oma vokaale, aga seekord salvestas keegi teine. Ma tavaliselt eelistan ikkagi ise salvestada vokaale, aga tookord oli nii ja see oli, kuidas põhimõtteliselt see teekond siis algas. Ja siis mina ise ei arvanud, et see lugu kuskile jõuaks Eesti Laulul või midagi, et kuna ma teadsin, et see Eesti Laul kisub sinna Eurovisiooni žanri poole ja kõik tahavad tsirkust ja leiba. Et nojah, kõik tahavad tsirkust, ühesõnaga. Mitte leiba. Aga leiba ka. Ühesõnaga ja siis mingi hetk tuli email, kuna see oli veerandfinaalidega Eesti Laul, siis see oli see, kus meile spoiliti ette ära, et palju õnne, et te olete nüüd veerandfinaalis ja see oli nagu vau, mida? Ei, lähme ja siis me läksime Eesti Laulu veerandfinaali, kus mina teadsin, et seal oli päris tihe nagu konkurents, seal olid nagu väga tugevad laulud ja mina olin juba aksepteerinud seda, et lahe, et me üldse siin oleme, aga nagu ma ei tea, vaata. Ja siis see meeldis žüriile ja tänu žüriile me saime edasi poolfinaali. Sealt edasi hakkas siuke rollercoaster pihta, sellepärast et vahetult enne poolfinaali otsustasime, et käime ringi, meile veel öeldi koosolekul seal Eesti Laulu koosolekul, et palun hoidke ennast, ärge minge välja, olge nagu seinte vahel ja olge terved. Me jäime koroonasse, me käisime mingi kontserditel ja laululaagrites ja nii. Ja olime siis koroonas ja me ei saanud poolfinaalis esineda ja me teadsime, et sinna lähevad kõik meie šansid. Kõik, nüüd on kõik. Ja olime siis video vahendusel seal poolfinaalis ja mis meid edasi aitas sealt oli hoopis see, et kui meile anti mingi 10 sekundit või mis see oli, et et teie olete video vahendusel siin, et teid küll laval ei ole, aga äkki esitaksite meile akustiliselt siin video vahendusel nagu oma loo Eesti Laulu otseülekandes ja me tegime ja meile pärast öeldi, et see oli see, mis nagu pani inimesi hääletama. Ja siis me saime finaali. Ja sealt edasi juba nagu läks kõik väga müstiliselt, et mina olin juba leppinud sellega, et nojah, et 10. koht või see viimane koht. Klassik eestlane. Ja, et viimane koht ja et mis seal ikka. Ja läks üllatavalt hästi siis seal. Võt. Ja see on nagu hästi tore mälestus, see oli hästi eufooriline ja pärast seda me lihtsalt harjusime võitma. Nii et pärast, kui me ei saanud, pärast, kui meil enam ei läinud nii hästi, siis me olime nagu, mis asja, ei. Ja siis me pidime õppima nii-öelda kaotama või seda, et saime aru, et no nii, et nüüd on aeg edasi liikuda, et Eesti Laulu kelk kannab sind aastakese. Ja siis sealt edasi sa pead juba ise hakkama jälle saama. Ja siis see ikka nõuab räiget tööd ja kuna me olime nii nuubid ja rohelised, et siis meil ei olnud nagu väga mingisuguseid teadmisi, kuidas üldse sellist asja jätkata, kui meid nagu põhimõtteliselt visati vette. Et see on protsess, Võt. Pikk lugu. Pikk lugu. Pikk eepos sai räägitud. Aga Elisabeth, ma tean, et sul on enda Minimal Windi bänd ja siis Ott, ma tean, ma tegin kerge taustuuringu ka, et ma tean, et sa ise käid ka mõndadel keikadel. Ja, on ju. Aga kuidas te nagu veel olete rakendanud sellist nagu koolis õpitud? Kas on mingeid asju, mida te üldse ei ootanud, et hakkate nagu rakendama enda tööelus või
või midagi sellist? Nagu ma tunnen, et võib-olla kool on mingis mõttes natukene sarnane sellele Eesti Laulu kelgule, millest sa räägid, et see ka natukene mingi aja nagu veits veab sind, aga lõppkokkuvõttes sa pead niikuinii ise hakkama nagu tegutsema ja tegelema, et kõik need võimalused, mis siin antakse nagu tööriistad, siin antakse kontaktid ja ruumid ja mis iganes veel ja siis nagu sisuliselt öeldakse sulle pane hullu nagu ja siis mulle hästi tundus kohe algusest peale, et see, et ma mässisin end igasugustesse asjadesse, mis nagu igasugustesse mingisugustesse projektidesse ja bändidesse on nagu see, mis mind päästis lõpuks, sest et lõpuks, kui sa nagu nii-öelda käid lihtsalt koolis, aga ei ei praktiseeri. Või nagu see, et sa ei ole nagu 100% siin kohal või nagu Viljandis ja ei tegele, või ei käi mingi jämmidel ja ei salvesta mitte midagi ja ei käi kuskil mingisugust keikat tegemas kas või 10 eurtsi eest nagu, siis nagu suht kindel on see, et sa lõpetad selle kooli ära ja sinna see muusika jääbki enam-vähem. Et mis nagu paljudel väga nagu kahjuks juhtub ka. Seda tegelikult ka suuresti selle tõttu, et selle haridusega on ülikeeruline raha teenida, kui sa ei taha õpetada. Aga mulle tundub, et kool on lihtsalt andnud mingisugused vahendid ja nüüd siis tuleb ise nendega nagu midagi teha. Et see on nagu see sõnum võib-olla minu jaoks, mis kool on andnud. Ja minu jaoks ka kool on nagu andnud ka just nagu tööriistad ja see on nagu koht, kus sa saad eksperimenteerida ja katsetada erinevaid mikrofone näiteks ja üldse, et see on koht, kus sa tegelikult saad nagu kasvada ja et sulle antakse keskkond, kus sa saad niimoodi kasvada ja katsetada ja proovida erinevaid asju. Aga jah, tõesti, et igaveseks sa ju ka kooli ei jää ja ma arvan, et kool andis mulle selle, kuidas teha võib-olla mingeid paremaid valikuid, näiteks mingi tehnika osas, mida sa endale soetad, mida sul päriselt nagu lõpuks vaja läheb, mida sul üldse vaja ei lähe. Jah, ja kõige rohkem ikkagi, mis kool andis mulle, on nagu väga head tutvused ja nagu sõbrad, kes ongi nüüd nagu kolleegid ja nii, jah. Aga koolist rääkides, et selleks hetkeks, kui te kooli nii-öelda siia Viljandi Kultuuriakadeemiasse tulite, te ilmselt nii-öelda teadsite, et teie tahate muusikaga tegeleda. Aga mis vanuses või kas te mäletate, kuidas teil üldse see muusika teie ellu tuli nii-öelda, et mis pani teis selle tunde, et jah, ma tahan muusikaga tegeleda? Mina teadsin terve elu kuidagi. Mul on nii palju lapsepõlvevideoid, kus ma lihtsalt nagu taidlen mingi mikrofoniga või telekapuldi või mis iganes asjaga ringi ja kujutan ette, et ma olen mingi laulja ja ma ikka terve elu teadsin seda ja ma küll mõtlesin mingeid muid ameteid ka vahepeal niimoodi kooli ajal, aga ikka see muusika oli esikohal kuidagi ja ma lihtsalt otsustasin, et kui mulle on antud siuke mingi musikaalsuse geen sisse, et siis ma pean nagu tegema midagi sellega. Ja. Mul oli väga sarnane see teekond, et me teeme kuskil juba 5-aastaselt ema pani kuskil lauluõpetaja juurde ja selles mõttes sealt kõik läks lihtsalt nagu täieliku nagu pallina lihtsalt veerema mäest alla, et kuidagi sealt juba tulid kõik nagu pillid ka ja kõik see armastus nagu muusika vastu räigelt kasvas, aga võib-olla mingi hetk ka kuskil, ma ei tea, põhikooli ajal või midagi sellist või isegi gümnaasiumi ajal oli nagu hetk, kus ma mõtlesin, et okei, aga see ei ole nii-öelda mõeldav kutse majanduslikus mõttes ja see nagu hetkeks pani minu jaoks nagu muusika pausile. Aga siis ikkagi gümnaasiumis ja paraku just eliitkoolis õppides ma sain aru, et ma ei taha. et ma üldse, et ma väga tahaks lihtsalt nagu mussi teha. Sest et mäletan, ma proovisin gümnaasiumis bändi kokku panna, issand, see oli nii võimatu. Ja siis kui ma saabusin TÜFKasse, siis ma olin nagu vau, kas tõesti siuke asi on nagu võimalik, et kõik inimesed, kes siin on, et ma saan nendega lihtsalt rääkida muusikast ja nagu nördida ja olla mingi räige nohik nagu mingisuguste täiesti suva muusikateoreetiliste teemade osas ja see oli nagu lihtsalt, et sa oled jõudnud lihtsalt kuskile
ebareaalsesse paradiisi nagu see oli see esimene eufooria nagu, mis mul oli esimeses kursuses kohe, et see lõi täiega selle emotsiooni lakke, aga jah, see teekond on nagu olnud väga pikk ja lapsest saadik ja samamoodi ilmselt kuskilt geenidest tulnud, et vanaema õppis kuulmisjärgi akordioni ära, ma arvan, et kuskilt sealt ka kindlasti, et eks ta nii tuleb. Okay. Oot, sa oled 4. kursus rütmimuusikas, eks ole. Ja Elisabeth, sina lõpetasid eelmine aasta. Siis ma korra siirduks tagasi siis nii-öelda töömaailma või siis ütleme praktikamaailma. Et kas oli nagu selliseid olukordi ka, kus kool nagu teid ette ei valmistanud, aga läksite siis kuhugi keikale või mingit tööd tegema ja siis te nagu avastasite, et seda ma nagu küll kogen esimest korda, et seda ei rääkinud mulle mitte keegi. Jaa, mina olen tähele pannud, et muidugi ma õppisin muusikaprodutsendiks ka, eks ole, mis kuulus helitehnoloogia alla. Me ei saanud väga sellist asja nagu seda on lavaline olek või lavaline liikumine ja lavanerviga toimetulek ja publikuga suhtlemine. Et see on see, mis me oleme pidanud nagu, see on siuke kilometraaž, mille sa nagu pead ise kuidagi nagu tekitama, kui sa kontserte annad, et kuidas sa publikuga suhtled ja see ikka nagu nõuab nii palju, et tegelikult siukest asja võiks rohkem nagu kuidagi saada, nagu mingit koolitust või ma ei tea, esiteks nagu mingid teadmised ja ise nagu et saaks rohkem katsetada, et ma ei tea, madel ka, et madel on see, et tullakse lavale, öeldakse tere, tehakse oma lugu ära, vaata, see on kõik, aga tegelikult just see, et üks asi on nagu teha lugu, aga teine asi on see, et kontserti anda, sest et sa oled siis nagu, sa oled ikkagi nii palju rohkem kui lihtsalt muusik lava peal, et sa jutustad mingit lugu ja suhtled inimestega ja nemad suhtlevad sinuga ja nemad tulid sind kuulama, et see on tegelikult täiega tähtis, see, kuidas sa laval oled, et sa ise tunneksid ennast hästi ja et sa saaksid nagu parema elamuse pakkuda, et väga palju ma olen näinud, kuidas ongi muusik tuleb lavale ja ta lihtsalt nagu tere, okei, ma nüüd teen. ei tea, kas tuleb välja. Ei tea, kas tuleb, vaata, et siuke kohmakas tunne, et tegelikult siukest asja võiks olla rohkem siin. Kusjuures väga hea ajastus, sellepärast et just selle nädala alguses meie oleme siis kultuurikorraldajad, õpime kultuurikorraldust ja selle nädala alguses oli meil koosolek muusikute ja kultuurikorraldajate vahel ja me sõlmisime sellise ühise nii-öelda koostöö, et kultuurikorraldajad teevad siis üritusi ja proovivad igal üritusel kaasata muusikuid ja just keskenduda ka sellele, et muusikud, kes nii-öelda võib-olla kõige tihemini ei saa esineda, et ka nendel oleks võimalus, et meil hakkab selline hästi tihe suhtlus kahe eriala vahel, et siis see on mõlemale kasulik. Väga super, kiidan. Asi veel kindlasti, mida siin võib-olla vähe õpetatakse, kus selle kultuurikorraldajad ilmselt mängu tulevad, on nagu üleüldse see muusiku avalik nagu image. Ehk siis nagu nüüd juba natukene parem selle poolest, et tõesti meile natukene õpetatakse ka kõik seda brändingu ja autoriõiguste ja seda muud poolt, aga ma lihtsalt mõtlen seda, et nagu muusikud, kes on nii-öelda kunstnikud on ju, tihtipeale suhteliselt sellised nagu tuulepead ka, me ei ole loodud kirjutama pressiteateid kuskile Ring FM-ile, et nii-öelda promoda end või teha sotsiaalmeedia kampaaniat. Näiteks mina ainult jagan teiste inimeste story'st. ei ole elus ühtegi story't ise nullist kokku pannud, nagu issand jumal. Et see on kuidagi nii paljudele meist nii võõras, aga kui sa ei tee seda, sa oled täiesti nähtamatu, et sa pane oma lugu üles, on ju, ja siis 0 kuulamist puhtalt sellepärast, et sa ei jaganud seda näiteks piisavalt kuskil, sa ei käinud piisavalt teiste inimestel närvidel sellega, et mina jagasin, ma tegin ka loo, panin see Spotify'sse ja jagasin ühe korra Instagramis, ma olin nagu, mis ma ikka neid inimesi rohkem tüütan nagu see. Ja, see on nii aus tunne. Sa pead ülipalju selleks nagu oma mingit usku iseendasse ja natukene sellist nagu iseendale tekitama seda ego, et aga mis asja nagu, et see on piisavalt hea lugu, et ma võiksin seda veel nagu inimestele jagada, et see on ülikeeruline asi, mida nagu ise üksinda teha, ja see on ka võib-olla asi, mida nii palju siin koolis ei praktiseerita, näiteks just rütmimuusikud õpetatakse võib-olla rohkem nagu nii-öelda
nagu käsitöölisteks, selles mõttes me oskame ülihästi seda võib-olla, mida me teeme, on ju, või noh, et see eesmärk on selline, aga et kuidas müüa seda oskust, nagu nii-öelda turundada seda oskust ja kui oledki artist, mis siis nagu veel saab, et see pool on nagu selline, mis peab ilmselt arenema ja see osakaal suurenema õpingutes, et see hästi tähtis. 100% nõus sellega, sest et ühest teisest podcastist kuulsin, see oli minu arust Charlie XX, kes seda ütles, et muusika on tegelikult artisti juures nagu justkui hoopis teisejärguline ja esimesel kohal on see maailm, mis sa selle muusika ümber lood. Nagu ongi kogu see image, kogu see maailm, kogu see kunst selle ümber visuaalselt ja see, et mis sa nagu veel nagu annad ja pakud. Jah, võt, ja siin tulevad mängukultuuri korrale. Ma ei tea, teil on vist on ju suunad, on ju, kes läheb muusika suunad. Need on vist, ma ütleks, et vist ära kaotatud. Nagu, nüüd on nagu hästi nagu lai baas on meil tekitatud. Lai, aga nii-öelda selles mõttes igaüks saab ikkagi ise valida, et mis teema teda rohkem huvitab ja siis võib-olla keskenduda sellele rohkem. Et hästi palju on seda, et nii-öelda erinevaid valdkondasid, ühesõnaga hästi palju infot tuleb peale, mida õppida ja kõike seda. Aga igaüks saab siis ise keskenduda sellele, mis tema ise nagu arvab, et on kõige õigem. Sest hästi palju tulebki, tähendab nii-öelda Kultuuriakadeemia tekitab neid võimalusi nii-öelda leida siis tutvusi või siis nii-öelda praktikat, et kuhu siis keskenduda nii-öelda mis valdkonda. See on ilmselt on ju üsna erinev, kas sa lähed maakohta kultuurimaja juhtima või saab sinust mingisugune muusikamänedžer. Täpselt. Nojah, no võt, muusikutel on see asi, et pole teile midagi maksta, vaata. Et võite ju tulla mänedžeerida, aga tühjad taskud, et pole sentigi teeninud. Mul on 2 eurot vist teie AÜ-s teekud, nii et kui te soovite mu 2 eurot, siis... Aga kus juures mina olen elu jooksul aru saanud, mul ei ole mul ja meil, nii bändil kui ka mul, ma teen sooloasja ka, ei ole kunagi mänekat olnud. Või nagu meil on olnud nagu abilised, kes on nagu niivõrd kuivõrd olnud nagu mänekad, aga nagu ei ole nagu aru saada, kas on nagu official või mitte. Aga tegelikult koostöö mänekaga peaks olema nagu sümbioos kuuseriisika ja riisika vahel nagu. Ja mitte kuuseriisika ja kuuse vahel. Ühesõnaga, just see, et mida paremini muusik teeb oma tööd, et seda paremini läheb mänedžeril ja mida paremini mänedžer teeb oma tööd, seda paremini läheb muusikul. Nagu see, et mänedžer ja mõlemad peavad nagu sellesse ühte projekti nagu niimoodi panustama, et mõlemad saaks ikkagi kasu lõigata sellest, mitte see, et üks teeb teise jaoks kõik ära. Et jah, tegelikult see peaks nii toimima. Wow, see oli nii hea kujund, sorry. Tuli meelde see... Kuuseriisikas ja riisikas. Mul tuli meelde Toomas Hendrik Ilvese kõne, kus ta ütles, et Eesti on nagu metsmaasika saate. Mul tuli meelde see hetk, nii ilus. Thanks. Ei. Aga tegelikult võib-olla see ongi Kultuuriakadeemia nagu suur pluss praegu, et me proovime ikkagi mingi leida kuldse kesktee. Et kuidas siis me üksteist nagu saaksime paremini aidata. Aga me korra rääkisime rahast. Nii. Me rääkisime korra rahast. Ja siis mul tekkiski selline huvitav küsimus, et kultuurivaldkonnas on olnud mõned kärped, on ju. Ja see on hästi nagu poliitiline küsimus, aga kuidas te ise tunnete, et kas ta on nagu teid ka kuidagi nagu mõjutanud või mõtlete nagu kuidagi teistmoodi oma eriala peale? Otseselt mitte, sest et ma lihtsalt nagu enda peas praegu lihtsalt mõtlen ainult seda, kuidas mina saaks hakkama ja mida mina ise peaksin ära tegema, et ma ei saa jääda lootma mingisuguste teiste kõrgemate jõudude peale, kellel on niikuinii 100 muud asja teha ja kes on ka tegelikult mingil määral oma kasu peale väljas. Ja, et tuleb ikkagi ise teha niimoodi, et sa saaksid nagu raha teenida. Et see on raske, see on minu jaoks endiselt väga raske, aga jah, ikkagi tuleb ohjad enda kätte haarata ja midagi teha, mitte nuriseda teiste pärast. Jah, ma nagu
jällegi ise ei ole väga palju nagu tegelikult üldse selliseid projekte nagu kirjutanud, ma olen kõrvalt näinud, kuidas inimesed on tõesti kirjutanud oma kontserttuuri või albumi jaoks projekte ja nad on ka enamasti mingisuguse rahastuse saanud. Aga tähendab sellise subsideerimise juurde, nagu oli, ma ei tea, nõukogude ajal on ju, selle juurde me niikuinii tagasi ei jõua see, et ma ei tea, igal mingisugusel sööklal on oma orkester ka, et nagu tasustatud ja värk-särki on ju. Ja ilmselt seda aega me ei taha ka tagasi, aga kindlasti on Skandinaavias ka mingid selliseid näiteid, ma ei tea, ma olen just kuulnud nagu Norra puhul, et seal hästi nagu toetatakse muusikuid ja seetõttu sealt sünnib ka palju nagu huvitavamat muusikat, sest et muusik ei ole niivõrd sunnitud massidele nagu caterima, ehk siis nagu massidele nagu looma oma kunsti, mis võiks nagu veidikene pärssida selle unikaalsust. Aga nagu samas jällegi me ei ole Norra on ju, juba ühe majanduslik olukord teine, aga see ka, et meil on see suur tore Venemaa kõrval, mis tõttu ilmselt on ka see, et ilmselt see raha hakkab veel enam kuskile mujale voolama, mis on ilmselt arusaadav ka, et ta nagu, ma ei tea, kuskil kaitsevaldkonda või kuhugi läheb. Et ilmselt on kohati tegemist paratamatusega ning ilmselt on mõistlik Elisabethi nõu võtta ja olla ise oma saatuse sepp ja oma õnne vala ja just. Aga toetusi tasub kindlasti küsida. Nagu ma olen taodelnud EAÜ-st eelmine aasta oma lõputöö jaoks taotlesin, et saaksin ausat palka maksta neile, kes pärast miksivad ja masterdavad seda albumit. Et kindlasti seal nagu mingid rahad on ja nii palju kui antakse, et tasub ikkagi nagu, kui sul on päriselt vaja ja tead, mis sa täpselt teed, et siis nagu go for it. See on küll see nagu kurb osa sellest võib-olla sellest rahastuse ilma jäämisest või sellest, et võib-olla inimesed ei viitsi seda nii palju taotleda ka, et mingid sellised spetsialistid peavad hakkama tööd mujalt otsimast, et neil ei ole nii palju seda, et ma tean ka üht nagu hästi head mixing masterdaja helitehnikut, kes ongi nagu hetkel lihtsalt tööpuuduses, sest et ta näeb, et muusikutel ei ole piisavalt raha, et maksta nende teenuste eest, mida see inimene nagu osutab ja ta nagu teeb üli head tööd. Aga nüüd ta mõtleb, et võib-olla peaks üldse minema programmeerimist õppima sellepärast, et nagu ei ole mitte midagi teha nende oskustega, mis mul on, isegi kuigi ta on nagu üsna hea portfoolio üles ehitanud ja värki, et võib-olla see on üldine majanduslik olukord ka, aga lihtsalt, et inimestel ei ole raha ja siis nad teevad asju ise. Võib-olla on ka see tulemus selle võrra võib-olla veidikene kehvem, aga seda on keeruline hinnata, sest et on kunst. Aga jah, et see ka kindlasti kannatab selle all. Ja kunst on subjektiivne ka. Kunst on subjektiivne, ma ei saa öelda, et tulemus on all. Ja üldse nagu ka kontsertide korraldamisega samamoodi, et ma ei ole nii palju ise nagu mingi korraldaja väga olnud, see on nagu minu mingi hirm, millest ma tahaks lahti saada, aga samamoodi see, et kui tahaks nagu kontserti teha, siis tahaks nagu head kontserti teha niimoodi, et seal on nagu mingi valgused ja mingid visud taga ja see kõik maksab ka räigelt palju ja siis jälle maksad peale mingid summasid ja siis lõpuks sa teed ikka nagu miinusprojekti lihtsalt, et oma mingid lugusid esitada, et see on nii masendav. Kusjuures tahtsin küsida, ma natukene võtan teie töö ära, et kui teil näiteks oli Minimal Windiga see High albumi kontsert, esitluskontsert Viljandis, ma käisin ka vaatama seda, seal oligi täpselt see, millest sa räägid hetkel, on ju sisuliselt valgused, visud, heli, värgid, särgid. See kontsert läks nagu ülipekki. Miks see pekki läks? See läks nagu kõik, mis sai vähegi valesti minna läks. Tõesti? Jaa. Ahso? Jaa. Ma lihtsalt nagu tahtsin küsida, et see oli ka vist osa nagu suuremast tuurist või nagu paaris kontsertist? Jaa, me tegime kokku 4 kontserti. Et kuidas näiteks see projekt oli ka näiteks miinusprojekt teie jaoks? Või? Jaa, oli... veitsik oli küll. Jaa, veitsik oli küll. Seal ikka pidi kaaluma mingeid asju, et mis me nagu saame lubada ja mis me endale ei saa lubada ja nagu seda, et palju meile endale nagu midagi nagu pihku jääb või mitte. Et see oli küll nagu selline räige hässu. Ja just see, et sa teed kontserdi ära ja siis nagu see tagasiside ka, mis sa saad, et kas üldse oli nagu worth it, et on nagu olnud olukordi, kus nagu reaalselt keegi ütles, et jaa, et ma läksin nagu, ma kuulasin teid lõpuni, aga ma rohkem nagu ei suutnud nagu väga olla teie kontsertil, sest et ma ei tea, sound suckis või midagi nagu ja siis mingi, me ei saa nii teha asju, et
ja üldse ka, et kui sa nagu kaasad kellegi ja no lihtsalt tahaks maksta, aga nagu no see ei ole, mida maksta ja siis sa vaatad ka, kuidas nagu noh, osad on need inimesed, kes ise tulevad sinu juurde nagu vahet ei ole, mina ei küsi mingit raha, ma lihtsalt tahan nagu teiega koos nagu midagi teha. Vaata, siis sa saad aru, et see inimene on nagu sinu tiimiliige. Ta on sinuga nii heas, ta on sinuga nii halvas, ta on nagu sinuga koos ja see on nagu, kui sa leiad sellised inimesed, siis nagu hoia neid nii palju, kui sa saad, et nad on nagu kõige toredamad inimesed üldse. Et jah, et kui keegi tuleb sinuga nagu koostööd tegema ja vahet ei ole, et ta ei tee seda nagu, mitte et ta ei tee seda raha eest, vaid just see, et ta teeb seda lihtsalt kunsti pärast ja lihtsalt, et nagu kui raha ei ole tema jaoks oluline, vaid just see nagu see fulfilling tunne, mis ta saab, et ta saab midagi ägedat sinuga koostööd. Eneseteostus. Jaa, et jaa, see on täiega oluline, kui sa leiad nagu sellised inimesed enda ellu. Aga kas te olete mingit oma loomingu suhtes mingit väga julma kriitikat ka saanud? Noh, sa enne mainisid seda ühte olukorda, aga või kas on mingi... Ja ikka olen, ma olen igast kriitikat saanud laulu hääle kohta ja hästi palju oma mingi aktsendi kohta, kui ma laulan inglise keeles ja või seda, et ma olen veider laval või seda... Hästi toores tagasiside või kuidas seda antakse sulle edasi? No see tuleb igalt poolt, see nagu nii oleneb, kas keegi ütleb sulle näkku ja kes seda sulle ütleb, kas seda ütleb sulle nagu sinu lähedane muusikust sõber, kelle arvamusi sa usaldad või keegi siin mingi õpetaja või autoriteet või seda ütleb nagu mingisugune netikommentaator, kes on nagu oma eluga väga kibestunud, vaata. Et sest, et ma praegu elasin üle nagu väga karmi õppetunni, väga hiljuti, see on endiselt natuke veel relevantne minu elus, et mul nagu viimane Eesti laul läks suht nagu selles mõttes pekki, et oli nii palju asju, mille pärast muretseda, et nüüd kui esimene kogemus oli selja taga, et siis sa nüüd juba tead, mis sees ootab, eks ole, ja siis sa muretsed nagu topelt igasuguste asjade pärast ja nii palju sai muretsetud, et ma unustasin ära, et ma pean nagu laulma ka. Ma treenisin trenažööril nagu paar nädalat, nagu iga päev laulsin trenažööri peal, et mu võhm peaks vastu. Ja need trepid ja need distantsid, mis ma seal laval pidin jooksma, need lihtsalt hävitasid mu vokaali niimoodi ära ikkagi, et ma laulsin väga koledalt ja mustalt 200,000 vaataja ees. Ning jaa, YouTube'is enamus kommentaare oli nagu see, et mingi girl, what happened? Mis juhtus? See oli kohutav. Still traumatized today. Siuksed kommentaarid ja seda, et what the hell, me ootasime teist nii palju rohkem, et mis asi see oli. Ja mõtle, sa oled nagu andnud niimoodi parima endast, et vahet ei ole, mis koht tuleb Eesti Laulul, aga see etteaste tuleks selline, et sa vaatad järgi ja oled nagu, oh my god, yes, meie olime need, me tegime midagi nii ägedat, et see on nagu see, mida sa tahad saavutada ja ma ei ole siiamaani seda järgi vaadanud, sest ma lihtsalt ei suuda. Ma lihtsalt ei taha seda näha, kuna ma olen nagu, ma lihtsalt nädal aega olin pimedas toas voodis, peetrutisin ja nutsin. Sellepärast, kuna see oli nii nagu valus, et lihtsalt see, et ma ei suutnud laulda ja see oli nagu see, mida ma nagu, see on see, kes ma ju tegelikult olen, laulja ja kui sa ei deliverinud seda vokaali üldse, et see on nii pagana halb tunne, see on nagu väga kurb ja lihtsalt tuleb nagu oma nendest õudsatest mõtetest nagu eemale saada ja ma nagu reaalselt nagu disconnectisin ennast nagu kogu sellest kogemusest, kuigi Eesti Laulul nagu seal kohapeal olla oli nagu jumala tore. See oli nagu, alati oli megalubus. Laval olla oli ka tegelikult väga lahe, sest ma elasin nagu oma mingi 7-aastase unistusi seal lava peal, see oli nagu pluss seekord ma ei olnud üldse närvis, kui ma olin lava peal, nii et kui ma oleks närvis olnud, see voks oleks 10 korda veelgi hullem olnud, aga see juba oli halb. Ma ei tea, võib-olla ma olen lihtsalt ise ka hästi enesekriitiline ja võtan liiga palju kuulda kõiki, aga ikkagi, et
seal oli jumala tore ja kõigiga oli nagu mega lõbus ja tore, aga lihtsalt, et sellele järgnes nagu väga tume perioodike, millest ma siiamaani üritan niimoodi vaikselt välja tulla. Aga mis sitasti see uuesti, et ja paremini, et sellest kõigest õpib ja mul on nagu tegelikult hea meel, et keegi kirjutas mulle ka Instas sinna DM-idesse, et kuule, et ma nagu nägin, mis nagu toimub sul seal, et hästi palju nagu õudsaid kommentaare on sul seal ja ma tahtsin seda öelda, et tegelikult sa oled väga tubli ja me kõik teame, et sa tegelikult nagu oskad väga hästi vaata, et treat it as an experience või nagu, et kohtle seda kui nagu kogemust, et ära kindlasti lõpeta seda, mida sa teed, et pane täiega edasi ikkagi ja et täiega can't wait, millal sa nagu tagasi tuled ikkagi sinna lõpuks ja nii, et vot. Kusjuures ma tegelikult peale Eesti Laulu ma vaatasin ka nii-öelda videosid tagantjärgi. Samamoodi ma lugesin kommentaare ja ei olnud mitte ühtegi esitust, kus ei oleks mingit jõhkrat kriitikat nii-öelda mingi taga, et milline nii-öelda pettumus või et mitte ühtegi laulu ei olnud sellist, kus ei oleks negatiivset kriitikat ja teie looga samamoodi ma lugesin sealt just väga palju positiivset. Seal oli küll üksikuid nii-öelda negatiivseid kommentaare, aga need olid iga jumala video all. Et sellepärast ära üldse, et te ei ole erilised sellega, ütleme niimoodi. Seda küll, aga jah, võib-olla ka see, et eelmine kogemus oli lihtsalt nagu ülihea, sest et reaalselt kõik kommentaarid olid nagu head. Eelmisel, ainult mingid üksikud oli mingi, nii igav laul, vaata, aga see on subjektiivne, vaata. Aga kui keegi ütleb, et sa laulad väga mööda ja siis ma nagu, mis asja? Okei. Ja siis vaatan ja siis ma nagu hakkan uskuma ka seda. Ma väga kergesti hakkan uskuma selliseid asju ja ma isegi ei tea, kes selle kommentaari taga on. Kas selle kommentaari taga on mingisugune haritud muusikainimene või selle taga nagu ülikibestunud mingisugune vanamees. Poolkurt vanamees. Purjakil vend. Nagu, et ja see on nii õudne, aga no ma ei tea, lihtsalt tuleb üle olla ja lihtsalt teha oma asja nagu ikka edasi ja mulle tundub ikkagi, et et ükskõik kui hästi sa mingit asja ei teeks, siis alati on mingisugune kogus kibestunud netikommentaatorid, kes arvavad, et sa oled nagu täis mõttetu vend. Ja vastupidi juhtub ka. Aga kõige kurvem nagu mul nagu hetkese kogemuse juures oli see, et mulle ikka meeldib jälgida, mida inimesed ütlevad, kuigi ma ei tohiks seda teha üldse, aga ma ikkagi tahan millegi pärast teha, ma ei tea miks. Võib-olla ma karastan ennast nagu sellega, et lihtsalt üle olla sellest. Aga see, et ma ka jälgin mingeid kindlaid inimesi, kes midagi ütlevad või seda, et kui keegi räägib midagi, et ka, et keegi nagu hullult elas meile kaasa ja oli mingi, oh my god, can't wait, millal nad lavale tulevad ja nad on parimad mingi, ja siis pärast mingi, mitte pärast küll seda esitust. siis mingi, see oli, vaata, siis on nagu kurb veits, et ma nagu reaalselt nagu tekitasin pettumuse inimestes. Jah, okei. Ma olen, vabandust, ma olen selliseid, ma ei tea nüüd, kui tõele see muidugi vastab, aga ma olen kuulnud jutte, et selle aastase Eesti Lauluga oli kuidagi niimoodi olnud, et koha peal ta kõlas paremini kui läbi nii-öelda tele. Et kuidagi see tele oli seal vist mingisugust heli moonutanud. Ma ise muidugi ei oska võrrelda, ma ei ole koha peal kuulnud, aga et mingeid siukseid jutte ma olen kuulnud. Väga huvitav. Eesti Laulul on 2 helimeest, üks, kes teeb koha peale heli ja siis on teine, kes teeb neid telemikse ja need telemiksid on nagu koostöös ikkagi artistidega, et sul on sõnaõigus nagu öelda mingeid asju, et pane see valjemaks ja tee sealt nii ja sealt nii. Meil on eraldi meil oli eraldi heliproov selleks ka, kus me saame paika timmida neid asju. Ma ütleks, et tele on alati siuksem, ta ei halasta nii palju, palju halastamatum kui see kohapealne heli, sest et seal on ikka oluliselt rohkem seda ruumi ka sees ja kõike muud. Aga nagu mulle tundub, et nende negatiivsete kommentaaride nagu lugemisega on ka see, et siis sa hakkad võib-olla ise ka neid hästi palju uskuma ja ma ütleks, et lõppkokkuvõttes kõige suuremad nagu kriitikud oleme me ise enda suhtes. Absoluutselt. Et lõppkokkuvõttes kõige rohkem tulebki nagu ise endasse uskuda, et siis on
kõik suhteliselt hästi, aga seda on nii keeruline teha ja mulle tundub, et meil on see geneetilise koodina sisse kirjutatud eestlastena, et alati saab paremini, et isegi vahet pole, kui hästi läheb, on ju, ma ei tea, kui te vaatate kunagi laskesuusatamist ja kuulate neid intervjuusid, mis alati antakse peale seda, siis kõik on nagu, et täna oli suht hästi hea, aga tegelikult ma saaks nagu palju paremini. et alati on see nagu võib-olla mingisugune killuke positiivselt ja siis tuleb see aga sinna ja siis ikkagi lõppkokkuvõttes jääb kõlama see negatiivne noot. Et see on siuke lihtsalt veidikene paratamatu, aga halb harjumus. Mul tuli üks väga hea võrdum sellega meelde, et kusagilt kuulsin, et on 2 hunti, et üks on siis valguse käes ja siis teine on pimeduse käes. Ja siis küsiti, et kumb elab kauem? Ja mis te arvate, kumb elab kauem? Kas see, kes valguse käes on või see, kes pimeduses? Otsin kuidagi seotud selle teemaga. No selles mõttes küll, jah. Ei tea, valguse käes ikka või? See, keda sa toidad. Ehk kui sa nagu toidad ennast nii-öelda sisestad endale negatiivseid mõtteid ja niimoodi, siis ilmselgelt sa näed negatiivseid asju rohkem. Et kuidagi jah, et enda vastu peab leebe ka olema. Jaa, just. Aga see on jälle omaette teekond, kuidas nagu, kuidas enda peas nagu endaga rahu teha ja mingite asjadega ja see on täiesti omaette asi. Lavanärvist rääkida, ma ei tea, kas tohin ise mingi teema siin tõstatada, aga lavanärv, vaata just ka see, et mida me koolis ei saanud õppida, eks ole, et mille sa pead reaalselt ise nagu tekitama. Mind praegu hullult aitas selline asi nagu Mindvalley, mida elukaaslane Velle räigelt suurus mulle peale, palun tee sealt nagu enesekindluse koolitusi ja hüpnoosi. Ja ma ei uskunud sellest, ma nagu, mis asi see on, vahet ei ole nagu, vahet ei ole. Ja actually see aitas. Ja ma olin terve Eesti laulu nagu hüpnoosi all seal, et ma närveerisin peaproovis nagu niimoodi, mu käsi värises ja kui oli päris päev, kus oli vaja publikule laulda ja viimane finaal, 0 närvi. 0 närvi. Ja see on nagu suurim saavutus, mida teha, kui sa oled nagu täielikus stressiseisundis tegelikult. Et sükest asja nagu, et ma nüüd täiega soovitan seda muusikutele. Võtke see, et mediteerige nagu räigelt. Ilmselt mõistlik soovitus, mul on väga palju eksameid kihva keeranud lavanärv või nagu üldse see närv esineda, et ilmselt peaks ka end kätte võtma. ja just sisestad, et kõik, mis ma laval teen, on õige. Teate, mina tegelikult tahaks natuke koolist ka veel rääkida. Ja just nimelt siis Viljandi Kultuuriakadeemiast. Kas teil tuleb midagi sellist ette, mis on Viljandi Kultuuriakadeemia puhul, mis teeb selle kooli eriliseks? Midagi, mis on nii-öelda omanäoline Kultuuriakadeemiale? Vist see, et see asub Viljandis ja see, et siin on kõige paremas mõttes tegelikult. Kõige paremas mõttes, et see, et siin on nagu nii tore kommuunielu ja jah, et siin on nagu kõik hästi kuidagi koos, nagu peopesas kõik sõbrad ja nii, kuigi mida aasta edasi, seda rohkem kõik nagu lähevad laiali, aga ma ei unusta nagu elu sees nagu kõiki sõpru, kes ma siit leidsin, eks ole, ja see boheemlaslikkus ja siuke vabadus teha nagu seda kunsti, mida sa teed, et keegi nagu, et siin nagu mina ei ole siin isiklikult tajunud mingisugust konkurentsi, vaid just seda, et igaüks ajab oma asja ja kõik on nagu, see, mis sa tegid, nii lahe. Yeah. Nagu vahet ei ole, kui kellegi läheb kuskil nagu mega hästi, nagu, et kõik on nagu sama eesmärgi nimel väljas, aga kõik elavad üksteisele nagu, kõik on üksteise fännid, kõik elavad üksteisele kaasa ja see on lihtsalt nii nagu südant soojendav, et ei olnud mingi seda, et kui kellegi läheb kuskil paremini, et siis on siuke mingi ussi pesaks läheb või midagi, et ma ei ole kogenud seda siin, vaid siin on kuidagi nii nagu nii vaba on olla, et sa lihtsalt teed oma asja, kõik teevad oma asja ja kõik nagu inspireerivad ka, et kõik sõbrad on nagu olnud minule üheks suurimaks inspiratsiooni allikaks mu elus üldse. Et mis on nii tore, et need
nad on nagu justkui teinud minust minu ja üldse see kool on nagu teinud minust minu ja et ja sõbrad, võib-olla mul lihtsalt nagu vedas nende kaaslastega, kellega ma nagu trehvasin siin koolis. Et aga minu teekond oli siuke. Ei, mul on väga sarnane, selles mõttes kõik see, mis Elisabeth just rääkis, kehtiks ka nagu minu kohta selles mõttes, et see aeg siin, eriti just see nagu kiirem aeg, mis oli ka väga stressirohke, on olnud tegelikult nagu elu kõige huvitavam, kõige põnevam avastamisretk nagu üldse, sest et sa tuled siia, ei tea suurt nagu midagi, on ju, ja siis leiad oma inimesed, leiad oma koha selles paigas ja tõesti terve see keskkond ja inimesed ja ka õppejõud on kõik nii toetavad ja nii toredad ja sõbralikud, ja see on ka mingil määral, ma tunnen, et see on Viljandi võlu, et see on nagu mingisugune asi, ma ei ole küll kindel, aga ma tunnen, et see on ikkagi Tallinnast mingil määral erinev, sest et siin on nagu kõik hästi chill, hästi rahulik, kuna selle linna iseloom on juba siuke. Et siin lihtsalt on hästi rahulik ja kui sa kõnnid tänaval, siis väga suur tõenäosus, et sa näed mingi 10-minutilise jalutuskäigu jooksul mingid 3-5 tuttavat inimest, mis lihtsalt nagu Tallinnas enamasti nagu pigem ei juhtu. Näiteks, ma ei tea, ma elasin kunagi kesklinnas, mu teine sõber elas Kristiines, me plaanisime 2 aastat kokku saada, me ei näinud üksteist mitte kunagi nagu see on, nagu see lihtsalt Viljandis ei ole võimalik, nagu te ikka kohtute kuskil trehvate romaanis, trehvate konservis. Või seda, kui ma ükskord ka oma korterist Coopi jalutasin ja ma mäletan, me trehvasime, me jäime tunniks ajaks lobisema. Oli küll, jalad läksid räägid külmetama, aga ja. Või aga juba esimesel päeval, kui minul oli 1. septembri, kuidas seda öeldakse, kaktus või romaanis? Kaktus vist, jah. Siis juba seal nagu jäime rääkima, et see ongi täpselt selline koht, kus sa saad nagu inimesi hästi tundma ja nad kõik on ülitoredad, ülisõbralikud. Ja siis täpselt niimoodi eksperimenteerida siin sama stuudios tuled kell 10 õhtul näiteks, et nüüd tuli inspiratsioon ja tuled ja paned siin oma pildid püsti ja saad teha nagu, et see on lihtsalt siuke, see on võib-olla osa sellest boheemluslikust elustiilist, millest sa räägid, et see kõik on võimalik, mis ei oleks võib-olla niivõrd võimalik, kui sul on näiteks mingi, ma ei tea, 8-5 töö on ju, et sa käid 8-4 töö ja siis sul on mingid muud kohustused ja majapidamised ja särgid, et siin on lihtsalt kõik see on nagu suva, vaata, et lihtsalt nagu naudime elu, õpime mussi ja nagu see ongi selles mõttes kõige parem osa elust kindlasti. Igaks üks mainin kuulajatele, vaatajatele ka, et Romaania konservatoorium on siis pubid või jah, on pubi, ei ole pubilaadne, vaid baarilaadsed, just täpselt baarilaadsed siis kohad Viljandis. Kunagi oli selline legendaarne koht nagu Mulks. Mulks oli jah, Mulksiga on põnev lugu. Ma ei teadnud, augustis oli vist neil viimane mingi pidu. Käisin seal, ma ei teadnud, et oli viimane pidu. Ja siis ma läksin selle baaridaami juurde ja küsisin, kuidas äri õitseb? Mis sa vastasid? Ta ei vastanud mulle mitte midagi. Ja siis ma et okei. Appi. Aga kindlasti mõjus väga viisakana. Esimest korda Viljandis kohe. Aga see Mulksu maja nii-öelda tühjalt enam ei seisa, sest nüüd seal on uus baar avatud nimega Maal. Maal. Mulks ja nüüd on Maal. Maal, okei. M-tähega on äkki, ma ei tea, mingi traditsioon. Okei. Aga kuna me nüüd nii-öelda rääkisime siin siis romaanist ja Maalist ja Mulksust, milline teie arust, milline teil tudengi elu oli nii-öelda siis kooliväline võib-olla pigem just, et mis te Viljandis tegite, on siin midagi üldse teha? Vaata, kui kool sai läbi ja sõbrad kõik välja kolisid, siis nagu polegi, aga et olen seal Paala linnas ikka oma mingi stuudiokeses seal ja ajan oma rida seal. Aga
no midagi ikka. No kui romaan. Kui on inimesed, siis on alati midagi teha nagu selles mõttes, kui sul on kõik need sõbrad siin, siis tegelikult on avastada ja Viljandi on lihtsalt nagu megalt ilus ka, sest nagu inimesena, kes tuleb Põhja-Eestist, pole elus ühtegi mingisugust küngast ka näinud nagu, no tõsiselt võetavat küngast. Tõsiselt võetavat küngast. ma ei saa mitte midagi mäeks kutsuda, sest et nagu meie suurim mägi on 300 meetrine nagu mine Itaaliasse nagu, või Šveitsi või mis iganes, et noh, et selles mõttes et mind nagu absoluutselt vapustas see selles nagu kõige paremas mõttes, ma läksin Lossi mägedele ja mõtlesin, kuidas see on nagu võimalik üldse. et ka kõike seda on hästi tore näha ja ma siiamaani käin nagu järve ääres jalutamas ja noh, et kõike seda ilu on Viljandis hästi-hästi palju. Ja noh, muidugi on nagu Hesburger vaata, et see objekt ka. Objekt, jah, just. See peaks nagu olema mingi muinsuskaitse all, et kõik need kohad on ka nii legendaarsed, nendega seondub nii palju mingisuguseid mälestusi, et kuigi need ei ole otseselt nagu mingid sellised vaba aja veetmise kohad on ju, siis sellegi poolest noh, ma ei tea, kõik need retked, mis mul on olnud Robiniga näiteks objekti, kui on nagu üks öelnud teised, kui lähme objekti, siis teine on öelnud, et kurat, ma ei tea, ma ei ole seal ikka 3 kuud käinud, et praegu on päris hea nagu noh, päris hea siuke sprii jooksmas, et ma ei ole sinna sattunud, on ju. Ja siis lõpuks ikka lähme, sest et noh, kõht sai tühjaks ja keegi juba tegi siukse ettepaneku ja nii et jaa, kõike, kui on inimesi, siis on alati midagi teha. Aga tõesti, nagu mulle meeldib Viljandis vahepeal lihtsalt jalutamas käia ja ka ma ei tea, ma olen vist nagu vana inimeseks muutunud, et ma nagu nostalgitsen oli palju ja mingi nutan, et seal oli mu vana esimene korter ja mingi siuksed asjad, et aga ka lossad ja noh, on nagu mida vaatamas käia, järve ääres ujumas käia või noh, suved on kuidagi eriti ilusad siin Viljandis, kui Viljandi folk tuleb ja siis on nagu kõik on kohal, kõik on tagasi, siis siuke elu läheb lahti. Et suved on eriti kuidagi lahedad, siis on väga palju elu siin. Mul on ka tekkinud juba need tagasigatsemise momendid, ka vaatan oma nagu esimest korterit ja kõike sellist, et kõik need mingisugused väiksed sammud, mis on siin Viljandis nagu tehtud, jäävad nagu alatiseks selles mõttes meelde. Et ma olen ka juba seal kus jah, kui juba sõbrad nagu lähevad ära ja sa juba hakkad nagu mõtlema, no, 4. aasta ka. Ma olin ka eelmine aasta samamoodi. Just, siis hakkad nagu väärtustama seda esimest nagu 3, mis sul olid nagu kogu aeg nii kiired, et sa jõud nagu tähele panna, et tegelikult on väga cool kõik on ju. Aga ongi see, et hästi palju on see õppestress nagu mingil määral summutab hästi palju seda muud lõbu, mis selle kõrval tegelikult on alati olemas olnud. Et ma ise ka praegu kuulen ju teiste inimeste nagu kogemusi, et kuidas see õppestress on ikkagi nii räige ja noh, kindlasti ta ongi ja ma üldse ei vaidle selles osas, aga nagu, et leida see, mis nagu just sellisel hetkel nagu lohutab ja mis on nagu just Viljandi juures äge, et see minu jaoks aitas neid 3 aastat, mis mul on selja taga, ülimalt nagu hästi läbida. Aga kuna me oleme jõudnud üsnagi lõpusirgele, siis ma paluksin teilt ühte siis soovitust tulevasele esmakele meil, kes siin vaatab. Et mis oleks teie nagu üks väike soovitus neile, et kes kaaluvad, oletame siis rütmimuusikat või siis seda muusikaproduktsiooni õppima tulla? Hea küsimus, oota, ma mõtlen veits. Tulge avatud uste päevale. Jah. Nagu ei, selles mõttes me täpselt samal ajal. Käisime või? Jaa. Sest ma käisin 11. klassis, ehk siis aasta varem nagu. Siis me olime tõesti, jaa. Vist küll, sest ma mäletan, et sa rääkisid Abletonist, siis ma nagu, ma just ka installisin endale seal. Ja mul oligi see sama pusa seljas, ma mäletan, kui ma tulin avatud uste päevale, siis mul oli see seljas.
ja no lihtsalt sellega saab nagu nii hea maigu suhu ja sa näed kõik seda, mis siin toimub. Ma mäletan, et Marek Talts tegi meile mingisuguse riffi töötoa, kus me kõik mingi tammusime ringis ja plaksutasime mingeid asju. Ühesõnaga, et sa saad selle maigu suhu, sest et kõik see, mida me siin räägime, seda ei ole lihtsalt võimalik tegelikult edasi anda nagu normaalselt, et missugused meie päevad näevad välja. Ja teisalt on ka tudengivarjuna vist käimine üsna hea mõte. See on ka väga hea mõte, jah. Päriselt näed, mis siin toimub, juba saad mingisugused kontakte, näed, missugused inimesed siin on. Et kõik see on nagu mõistlik nii-öelda võimalikult palju eeldada teha, mitte selles mõttes, et hakata nüüd lugema õppekava või midagi sükest, et sealt nagu ei saa sult miskit teada mõtleks. See ei anna nii palju. See on ikkagi nii rakenduslik, mina näiteks ei suuda mitte üheski mingis loengus istuda paigal, kus nagu sa pead lihtsalt kuulama nagu seda. Sest ma nii harjanud sellega, et muusikaosakonnas sa nagu alati teed midagi või lähed rütmikaloengusse, plaksutad kaasa või oled põhipillitunnis siis mängid, on ju, või ansamblitunnis siis mängid, on ju, et kõik see on nagu parim õpe üldse, mis mina oskan mingisugused koolid oodata. Et jah, tulge vaatama nagu. Jaa, mul oli ka avatud uste päev, oligi see päev, kus ma reaalselt nagu otsustasin ära, et see on minu kodu, ma tahan siia tulla ja siin ma tahan veeta nüüd nagu oma ülejäänud järgmised nagu mitu aastat. Ja ma ütlesin seda ka, kui ma sisseastumiskatsetel olin, et juba avatud uste päeval sain aru, et see on mu kodu, et ma tahan siia tulla ja siis ma sain ka. Ja siiamaani nüüd, kui ma olen ära lõpetanud selle, et siis ikkagi kuidagi siuke mõru magus tunne on siin olla, et see on mu kodu, vaata. Ja kui siin midagi muutub, siis nagu ei, tahan, et kõik oleks nagu endiselt oli. Aga ei, et jah, siin on väga tore vibe ja väga toredad inimesed ja just see, et siin on nii rahulik siuke linn, et siis nagu miski nagu, et isegi kui sul on nagu kooliga stress, siis vähemalt linn ei stressa sind välja, et mine lihtsalt nagu rahulikult kuhugi mäe otsa ja vaata järve. Ja sinuga saab kõik korda. Plus Viljandi läheb ainult paremaks, esiteks siia lisandub varsti Lidl. Teiseks Oleg Kross ehitab siia uhke vägeva spa, on ju, et kõik see, millest meie hetkel ilma jääme, teil on võimalus saada. Just. See on super. Parim reklaam üldse. Ja selle parima reklaamiga me siis ka tänase saate lõpetame. Nii et ootame teid, kui mu mälu nüüd ei peta, siis aprillikuus toimuvale avatud uste päevale. Mis toimub koha peal? Koha peal, just Viljandis Kultuuriakadeemias koha peal. Ootame teid sinna. Meie täname meie tänaseid saatekülalisi Elisabetti ja Otti. Kuidas me lõpetame? Nüüd on vist lõpp, jah. Aitäh teile. Aitäh teile. Aitäh teile.